Ja terviselainel jätkame ka siit stuudiost. Oleme stuudiosse palunud terviselehe väljaandja Aleksander Laane. Tervist! Tervist! Terviseleht on tänaseks välja antud juba 21 aastat. Kuidas on teie hinnangul? Kas Eesti inimesed on piisavalt terviseteadlikud? Ega ikka ei ole minu arust. See teadlikkuse tase paraneb niimoodi aeglaselt ja kindlalt, aga hulk tööd on minu arust teha veel, jah. Aga mis on olnud need peamised teemad, kui te olete vaadanud aja jooksul see 21 aastat, et kuidas terviseleht muutunud on, et on aeg teinud oma töö, vist teemad on üksjagu muutunud? Need põhiteemad on ikka samad, eks ole, mis inimesi huvitab, et igasugused südamehaigused, eks ole, ja liigesed ja psühholoogia ja need asjad, need põhiteemad nii-öelda on paigas nagu alati. Mis on juurde tulnud, on geenitehnoloogiat võib-olla rohkem, kõik, mis sealt veel edasi tuleb. Ja minnakse sügavuti, jah. Aga kes on sellised tavalised terviselehe lugejad või põhitellijad, et kust üldse saab terviselehtega muuseas soetada? Hakkame tagantpoolt pihta, et terviselehte saab tellida loomulikult. No, igast postkontorist. Veebileht on olemas, terviseleht.ee, Facebookis oleme olemas, seal on kõik kontaktid olemas. Nii et praegu on täitsa paras aeg, et saaks augustikuuks ära tellida. No, viimane nädal selleks, et augustikuuks saaks ära tellida. Et kes lugejad on kõik tervisest huvitatud inimesed. Et me vaatame, et meie arust on nii, et põhiline lugejaskond on naised 30 ja kuskil edasi. Et see on see seltskond, kes terviselehte loeb. Kui me räägime veidi Eesti riigi tervisesüsteemist, siis kuidas teile tundub, milliseid põhilisi vigu te näete või millised on need peamised asjad, mida teie muudaks Eesti tervisesüsteemis? Me tegeleme hästi palju raviga. Ravi on heal tasemel, selle kohta ei ole nagu midagi öelda. Ravis on väga palju konkurentsi minu arust hetkel, eriti Tallinnas. Et seda võiks nagu vähem olla tegelikult, et rohkem kollegiaalsust ja vähem konkurentsi, sellepärast Eesti on niivõrd väike lihtsalt. Teine asi, et kui raviga tegelemine on suhteliselt heal järjel, siis ennetus seda kindlasti ei ole. Ja ei ole ka esmatasandi finantseerimine, see tähendab perearstisüsteemi finantseerimine nii heal järjel, kui ta võiks olla. Et need on sellised võtmeküsimused tegelikult tervishoius. Et kui sa ikkagi paned ennetusse rohkem raha, siis on lootust, et raviks kulub vähem. Et kas raviks just kulub vähem, aga sa saad kasutada uuemaid meetodeid ja sa saad rohkem ära teha. See on suhteliselt tavaline probleem, et Eesti mees ei hooli nii väga palju oma tervisest, arsti juures ei käi ja kui ka midagi juhtub, küll see asi ära paraneb või küll palavik haigus üle läheb. Et kuidas nüüd seda muuta, et Eesti mees oleks veidi rohkem terviseteadlikum ja käiks ka arsti juures vajaduse korral? Minu arust see asi muutub niimoodi aeglaselt, aga kindlalt ja mehed pööravad tähelepanu tervisele ikkagi rohkem kui veel, ütleme, 10 aastat tagasi võib-olla. Isegi vähemaga võrreldes. Küll aga on naistel siin hästi palju ära teha, ega asjata öelda, et naine on see mehe kael, eks ole, mis mehe pead pöörab sinna, kuhu vaja on. Ja miks mitte, see on väga hea variant ju. Et tuleb kodus pidevalt nii-öelda seljas elada ja öelda, et ei, kas seljas elada, aga vaikselt suunata küll, jah, et kas või, et käime koos ära, et mina lähen ja tuled sina ka. Täiesti normaalne minu arust. Nagu mainisime, terviseleht on nüüd juba 21 aastat vana, ja viimased aastad on näidanud, et inimesed on üha rohkem liikumas sellise tervisliku toitumise ja kõige selle suunas. Kas see on nüüd õige suund ja kas te ise olete selline tervislik toituja? Ma olen suhteliselt kõigesööja, ma ütlen ausalt. Ja aga ütleme nii, et ma ei suitseta, alkoholi tarbin mõõdukalt ja mulle meeldib käia. Mitte joosta ega käia eelkõige.
ja ma arvan küll, et selles mõttes ma olen täitsa sellistega korralike tervisekommetega inimene. Ma lähen küll hilja magama, vot see ei ole nagu positiivne. Aga kui rääkida nüüd sellest tervislikust toitumisest, et paljud lähevad üsna radikaalseks ja söövad võib-olla tõesti ainult salatilehti, et kas teie soovitate sellist käitumist, et või peaks ikkagi kõike tarbima vastavalt sellele, mida keha vajab? Ma arvan, et tasuks kõike tarbida. Lihtsalt hinge peal on niimoodi rahulikum ja kui sa kogu aeg tegeled nende toidu küsimustega, siis nagu muu jaoks nagu aega ei jää ju. Tähendab, sõbrad kaovad kuhugi ära, eks ole, ja tuttavad ja perekond kannatab minu arust. Et kui kogu aeg väga rangelt niimoodi jälgida mingisugust dieeti, mida iganes, siis see on probleem. Lõpetuseks, mis on teie hinnangul Eesti rahva, ütleme selline number 1 terviseprobleem, mida tuleb kindlasti muuta ja see, mida iga inimene jälgima peab, see miski? Kui väga suurtest asjadest alustada, siis need on kõige suuremad probleemid on ikkagi need, mis on alati või pikka aega olnud, tubakas ja alkohol ja siis tuleb see liikumisvaegus. Need 3 asja, kui nendega saaks kuidagi hakkama, siis ülejäänud tuleks juba natukene kergemini. Need kõik on ennetusliku olemusega, jah. No siin peaks siis liikumise aasta 2014 ka juba veidikene aitama. Ma loodan küll väga.